Perearsti vastuvõtul on 80-aastane naispatsient, kes kurdab parema käe pöidla välispinnal olevat küünepiirkonnas vohandit. Aga rääkige, kuidas see asi tekkis ning mis vaeva ta teile teeb? Esialgu lõi sealt küüne juures või liha niisuguse prao sisse ja sellest hakkaski arenema. Ja vaat kogu aeg pesed ja käid ja ikka ta ei kosunud ära. Panin küll rohtu peale ka, aga ei aitanud. Kaua aega see on teil olnud? No teiste sõrmede peal on, nimetisõrmel oli ka ju kord. Nii, aga meie töödiagnoos on liigliha vohand ning seda on praegu ravitud konservatiivselt salveraviga. See oli vist pronovidoon. Jah, aga see ei ole tahtnud aidata. Ning meie plaan on järgmine. Teostame sõrme juhtanesteesia, eemaldame osa küünest ning eemaldame ka selle liigliha vohandi. Nii, aga hakkame siis protseduuriga peale. See tuimestus on teie jaoks kõige selline. Teeme ära. Nii, aga nüüd tuleb siis nahatorge. Ja siis süstime lidokaiini 2% lahust niimoodi 2,5 falangi. Praegu valus ei ole eriti? Ei ole. Okay. Ainult tunda on. Aga... Okay. Nii, ja kordame süstiga siia poole. Tekib selline tunnet, nagu sõrm muutub selliseks paksuks. Sõimaks, jah. Nüüd on jälle torge, see on natukene kibe. Ja nüüd ootame 5 minutit, siis on see tuimestus saabunud. Küll see jälgite aega, jah? Ikka. Kuidas praegu sõrm tundub? Praegu on 1 minut möödas. Ikka tunnen. Jah, selge. Aga ootame nüüd 4 minutit veel. Nii, tuimestuse teostamisest on möödas 5 minutit. Kui ma katsun siit sõrme otsast, kas tunnete? Ei tunne. Ei tunne. Jah, see on ainult üld sõrm liigub, aga... Selge. Nii. Jaa. Tähendab, et tuimestus on oma töö teinud ning plaan on järgmine, et eemaldame umbes 1/5 küünest, see mis avaldab survet liigliha vohandile ja saame siis järgnevalt resetseerida ka siis liigliha vohandi. Nädal vist tuleb ka sealt ikka midagi, hästab nagu valge osa. Nii, küünevalli ei vigasta. Võtame instrumendi ja katsume sellega siit siis küüne eemaldada. Küüs eemaldub tervelt. Nii. Ja käärgega resetseerin seda liigliha vohandit. Desinfitseerime piirkonda. Sellega võime protseduuri lugeda lõppenuks. Nii. Nüüd läks see sult mumps tuli käike. See mumps jah, kui paha ei ole, et siis võite praegu korraks vaadata, et seda mumpsu praegu enam ei ole. Nii. Mäda ei tulnud, ei paistnud. Ei, mäda õnneks väga palju ei olnud. Nii, siia peale asetame
läbi parafiinvõrgu. Pronovitoon salvsideme ja patsient siis pöördub näiteks pereõe vastuvõtule, et seda siis siin korra päevas võtta lahti ja leotada. Paneme siia peale, see takistab sidematerjali kleepumist ja pronovitoon salvside siia peale. Niimoodi. Okei. Nii, paneme siia ilusa sideme peale, mis natukene surub ka, siis ta eriti ei veritse. Küsin üle, et kas see tekkis täitsa ise või oli mingisugune küünevigastus? Ei olnud, küünel ei olnud ja kogu aeg küüned lõikan ikka ilusti ära niimoodi, et mitte naha sisse, aga ma ei tea, see nahtel jah. Teinekord nagu kui... läheb, teeb prao ise sisse ja hakkab minema ja ta on küüne juurest, võt seal on nagu see liha või on nagu justkui oleks üle olnud ja mina ei saa aru. Okei. Aga kui ikkagi oli selline küüne lõikamine, et teinekord see võib juhtuda, et tekib selline väike küünevalli vigastus ja tekib küüne piirkonda siis selline liiglihavohand ja küüs ise takistab asja paranemist. Nii, aga praegu me võime lugeda asja siis lõppenuks. Suur tänu siis jah. Ja... Aga siia võrku peale ei pane see... Paneme ikka. See muidu hakkab mul jälle hopsti. Jah, üks hetk, kohe paneme võrgu peale. Aga nüüd siis tõmbame siia väikse võrgu peale. See on väga hea, see ei lase seda jah maha tulla. See hoiab ka seda asja niimoodi ilusti paigal. Nii, aga saame siis selle protseduuri niimoodi lõpetada. Suur tänu, jumal.